Minu energia on pärit väga vanast ajast. 450 miljonit aastat tagasi asus meie maa sooja mere põhjas, kusagil tänase Aafrika juures. Selles meres settis miljonite aastate jooksul meie tänase energiaallikas, eestlaste nafta, minu põlevkivi. Põlevkivi oleme Eestis kasutanud viimased 100 aastat. Põlevkivi on meie kõige tähtsam maavara, mis annab tööd 7000 inimesele. Põlevkivist tuleb 3% riigi rahast ja 80% meie elektrist. Meie põlevkivi varud asuvad Kirde-Eestis mitmekümne meetri sügavusel maa sees. Põlevkivikiht on umbes 2,5 meetri paksune ning koosneb 2 osast, põlevast osast ning mittepõlevast osast, paekivist ja savist. Põlevkivi kättesaamiseks on meil 2 võimalust. Üks võimalus on see, et lõhkame ülemised kivimikihid ja tõstame need põlevkivi pealt ära. Nii nagu teeme siin, karjääris. Teine võimalus on rajada allmaakaevandus. Uuristame põlevkivikihi alt tühjaks, ilma et seda maa pealt näha oleks. Aastaga toome maa seest välja 15 miljonit tonni põlevkivi. See teeb kilo põlevkivi iga elaniku kohta, igas tunnis. Tänaseks oleme läbi kaevanud 1% Eesti maismaast. Selle tempoga jätkates jätkub põlevkivist veel vähemalt 50 aastaks. Sajandi jooksul oleme Põhja-Eestisse kuhjanud 20 mäge. Mäed kaevandamise ülejääkidest, lubjakivi killustikust. Mäed õlitööstuse jääkainest, poolkoksist. Ja terved platood elektri tootmisel tekkinud tuhast. Suhtelise kõrguse poolest on see üks Eesti kõrgemaid mägesid. See on 2 korda kõrgem kui Viru hotell Tallinnas või Jaani kirik Tartus. Sama suur on Egiptuse kõige suurem püramiid. Põlevkivikiht asub põhjaveest allpool ning kaevandustest tuleb vett pidevalt välja tõrjuda. Iga põlevkivi tonni kohta pumpame Läänemerre umbes 15 tonni vett. Kui liidame siia veel elektrijaamad, siis kulutab põlevkivi 9 korda rohkem vett kui kogu ülejäänud Eesti. Inimestele, kes elavad kaevanduste peal, tähendab see, et põhjavee tase langeb ja kaevud jäävad kuivaks. Puhta vee saamiseks peame talud ühendama veetorustikega.
umbes poole oma põlevkivist põletame siin, elektrijaamades. Põlevkivi elektrist on piisanud meile endile ja sellest on jätkunud ka müügiks naaberriikidele. 40 aastat tagasi Nõukogude Liidu ajal, enne kui ehitati Sosnovyj Bori tuumajaam, pidi meie põlevkivi valgustama ka Peterburi ja Riia linna. Põlevkivi põletamisel tekitame hulga süsihappegaasi. Igal aastal 10 tonni iga inimese kohta. Selle näitaja poolest oleme pikka aega olnud üks maailma reostavamaid rahvaid. Meie süsiniku jalajälg on sama suur kui 10 miljonil sõiduautol. Sama suur kui kõigil Euroopa mootorratastel ja rongidel kokku. Vaata, kuidas sellega läheb. Aga... And you still don't care? Euroopa Liit on võtnud suuna sellele, et pidurdada kliimamuutusi. Selleks nõuab ta süsihappegaasi tekitajatelt kvooditasusid. Tulemuseks on see, et põlevkivi elektri hind tõuseb. Nii on odavam osta Venemaalt kvoodivabalt toodetud elektrit. Või siis toota energiat taastuvatest allikatest, päikesest, puidust ja tuulest. Põlevkivi tulevik on üha rohkem siin, õlitehastes. Siin teeme minu põlevkivist põlevkiviõli. See on naftaga võrdsustatud kütus, mis sobib hästi näiteks katlamajadesse ja laevamootoritesse. Õli on meile sissetuleku allikas, mille abil saame põlevkivi põletamise eksportida väljapoole Euroopa Liitu. Näiteks Aafrika rannikule. Põlevkivi on pikka aega olnud meie peamine energiaallikas ja üks majanduse nurgakivi. Võib-olla tänu sellele on meil vaba ühiskond, digiriik ja tasuta wifi. Oleks huvitav teada, mida meie kohta mäletavad need, kes elavad siin kunagi hiljem, 100 ja 1000 aastaid pärast meid.